nädalavahetusel toimus järjekordne võistlus, seekord oli ehkki teine etapp Türil. Esimese videona siis vaatab Jane võistlussõitu, sest nagu näha, oli tüdrukutel ajad väga võrdsed, väga lühikeste vahedega, võis eeldada, et tuleb põnev võistlus. Ja nagu kohe näha, siis seda ka tuli. Alguses Jane start kõige parem ei olnud. Siin Maris sai sisekurvi päris okeilt, Jutat praegu ei näe, kus on, aga jah, Juta oli see sisekurvis, sai ka päris nagu okei stardi. No siin vaatame, kuidas minema saavad, nagu ikka, ja Pundar tekkis siia ette. Nii, jah, Jane seekord jäi siin kõige taha, Maris oli ees, siis oli Juta, Jane. Siin tekkiski nüüd küsimus, et kui hästi see, kui kiirelt ja kas see punt üldse nagu kokku saab. Praegu siin pusimist on, aga ei läinud kaua aega, kui nad said kolmekesi kokku. Siin veits siblimist on. No, siin juba Jane võtab Jutale sappa ja Juta siis loomulikult, et Marisele järgi jõuda. Praegu siin jah, suust ütlaste vahedega lähevad, midagi hullu ei ole. Ja siin siis jah, kõvasti kastitud, võeti hoogu maha, päris libe oli. Nii siit saati edasi ja põhimõtteliselt nüüd ongi kolmekesi koos, lähevad ilusti, nagu pardireas. Ja siin kohe on tulemas see pikk platoo. Käisime ka Gerdi trennis siin. Eelmisel nädalavahetusel Jane paar korda proovis siit hüppet, aga läks tal nagu nukki, neid ei tunda hästi ja siin nüüd üks härrasmees sõitis Janele otsa. Väga rõõmus Janele ei teinud, aga pärast tuli mees ja vabandas, et oli kõik nagu hästi. Siis siin võidusõit jätkub ja siin vaikselt nüüd juba hakkab Juta proovima, et kas saab nagu mööda. Aga ei õnnestunud see. Seal ees näeme ka Kristjanit, ka meil, ja hea sõber. Sai räägitud küll enne sõitu, et ta meil ette ei jääks, aga siin tõesti ilusti ees on. Korra sai nüüd Jane ja Maris ka mööda, aga kohe võeti koht tagasi. Nüüd Jane jälle võttis kohe endale. Nii, mis siin Jutas saab mööda, ei läheb Maris mööda. Ja siin kõik kolmekesi hops pannakse küljed kokku. See on päris ikka vihane andmine käib. Nii sai Jane jälle mööda, et siin jah, sõit käib siin teise, kolmanda ja neljanda koha peal. Kristjan ikka jah, siin natuke nagu ees. Nii. Kaegi kurru. Praegu jäi siis Jane kolmandal kohal. Ja hüppe. Siin juba tundus, et läheb mööda, aga ei andis natuke järgi. Nii ja siin nüüd jäi sisekurv jäi vabaks ja Juta kohe kasutas võimalus, sõitis mööda. Nii, Maris sai Kristjanist mööda, proovib ka Jane ja Juta, ei jäi ette. Õnneks sisekurvis ruumi oli piisavalt kõigi jaoks. Nii, nüüd siis saab Juta Kristjanist mööda, unustas Kristjan, et jah, tõmbas nagu kõrvale. Said kõik kolmekesi ilusti mööda ja võidusõit jätkub jälle hoolega. See libe kurv, tundus, et Jutale väga istunud see. Siin Kristjanile korra näitas ja juba vaatas, et kas hakkab jälle suruma, aga õnneks ei hakka. See lõik muutus päris kiviseks, siin esimeses sõidus veel nagu hullu. Ja saavad jälle siin päris kokku. See kurvis ja pigem see sisesoon oli parem. Soo maha. Ja siin nüüd Juta hops, veits viltu läks, hüppes mööda.
jah, siis siin jälgib taga mängu, mis nagu toimub. Ei tahtnud ise sinna ennast väga vahele segada. Ops, ja järjekordne kohavahetus. Suta saab nüüd, ei saa. Nüüd ta lükkab hoolega jalakoogu juurde. Siin hakkavad nüüd jah, nii-öelda mahajääjad ette jääma või ja stardi teinud mehed, kes siis enam ei tõenäoliselt lihtsalt ei jõua sõita. Seal eespool ka Morst MX-60 mees. See hea stardi nüüd hakkab ära kustuma. Eks see jah, möödumine alati on niisugune omaette teema. Nagu näha, siin risti-rästi sõidetakse igatpidi. Ründab, ei saa päris. Morrisonid ilusti mööda, Juta ei saanud ja see natukene taha kinni. Siin rajal ja väga nagu siuksed palju erinevaid liine nagu ei olnud, et siin ja Juta siin hüppega sai mööda. Hops, tüüp tõmbas normist küülnasse Ronni Mäkki ja Jane jäi natuke siia takerduma. See mees just kokkuvõttes MX-60 kolmanda koha ja nüüd siin Jane teeb koha ilusti hops möödamineku. Seal ees juba näha, ikka püsivad seal kahekesi. Siis kaugemal on järgmine mees, kellest vaja möödas saada varsti. Veel probleemiks ei ole, aga no see ikka Tamaris üldse tagarattas ikka sõidavad. See ikka jah, seda sõitu väga huvitav raja kõrvalt ka vaadata, ikka selline väga pingeline ja põnev oli, et mis ja kuidas nüüd läheb. Väga tasavägi oli. Pole vist nii põnevat naiste sõitu näinud. Siin Jane natukene praegu tahapool, aga küll ta varsti järgi jõuab jälle. Eks siin jah, igal ühel omad mingid tugevamad ja nõrgemad kohad, siis balansseerib nagu täpselt ära. Juta said ilusti mööda, Morst oli vist isegi Läti sõitja, okei, siin peaaegu külge pidi panid kokku, aga õnneks midagi hullu juhtunud. Vist oli mingi retrosõit või levosõit, ma ei mäleta toimub midagi rääkisin. Meelde ei jäänud. Nii.
veel ette, aga siin nüüd jah, Jane teeb kohe super möödumise, arvestades, kuidas Janel möödumistega on, siis see oli tema poolt väga julge nagu lükke, eks jah, kaks ringi jäänud, siis sai aru, et siin väga suurteks viisakusteks aega ei ole, vabandas ka ilusti tagantjärgi. Nii, ja nüüd seal ees jah, Sütal ka, et tuli takkusse on vaja ikkagi koht ära võtta. Nii, seal eespool vist hakkas juba Toivo ka selge ees vastu tulema. Koht, ega seda ilusat väga head soont ei olnud, ega seda siin korralikus soont nagu tekkinudki ka, ma arvasin terve päeva jooksul, midagi jah, ei kurvid, kui sa olid harjunud, et trennis ka oli nagu hea soon sees, siis siin võistluste ajal nagu väga ei tekkinud seda. Ja siin Juta nüüd läheb väljast juba nagu hakkas möödumist tegema, aga ei, Maris suutis ette jõutada ja nüüd Maris jah, siin see koht oli jah, Jutal ikka kõvasti kiirem, sai jälle mööda ja jah, siin järgi Ant ikka tuline võitlus käib selle teise koha nimel, siis jah, ma mäletan, Jane rääkis, et tema mõttekäik oli see, et ta taga rahulikult jälgib, vaatab mängu, on ju, et äkki siin oma kõva võidusõitmisega teevad vea, aga siis tuli juba viimane ring ja siis ta sai aru, et peab ikka ka ohjad oma kätte võtma ja hakkama proovima siin midagi ise hoopis korda saata. Et jah, näed, siin tõmbab juba lähemale. Siin on väike viga. Hullu. See hüppe ka kuidagi hüppe viskas päris siuke jah kikerisse nagu, et veits valesti seda hüppet võtsid, siis võis jah nagu kehvasti lõppeda. Jah, Toivo ilusti ees. Toivo kokkuvõttes MX60 võitis ära. Nii, siin jah, Toivo jäi natukene palju ette Jutale ja Maris kohe kasutas ära ja sai mööda Jutast. Nii, ja siin siis Maris kohe proovib ka Toivost mööda minna, aga ei saa. Siin Juta lihtsalt pani lennukit ja lihtsalt lendas mööda. Siin jah, Jane jõudis ka nagu päris lähedale, teadis ka, et see viimane lõik on nagu need hüpped Marisel vähe aeglasemad, et siis proovib ka nüüd ise midagi korda saata, siin juba jõudis praegu kõrvale, tundus paremale, et äkki saab siit poolt ja põhimõtteliselt kõrvale on ju peaaegu hüppas, aga siin ja välikurvist siit väga keeruline midagi teha. Jah, siis siukses seisus sõit lõppes ja tuli vaadata, mis järgmine sõit saama hakkab. Terve poodium ikka täiesti lahti ja ei teadnud, mis veel võis juhtuda, aga jah, teine sõit ütleme nii, et väga pikalt ei läinud, kui asi sai üsna nii-öelda kehva lahenduse ja oligi sõiduga kõik. Aga seda juba järgmises videos.